igal inimesel on omad veidrused, aga mina tahaksin isiklikult näha maakera eemalt, niimoodi sellise pallina ja tunnetada seda niisugust kosmilist avarust, mille üheks väga väikeseks mikroskoopiliseks osaks meie oleme siin inimesed planeedil Maa. Mind on alati erilise jõuga ligi tõmmanud kaks puud, mänd ja tamm. Tamm võib olla sellepärast, et puu, millega ma lapsepõlves kõige rohkem kokku puutusin, kasvab tänaseni vanavanaisa Andrese ja vanaisa Joosepi rajatud talu õuel. Oma elu teise kodumetsa avastasin siis, kui hakati rajama Lahemaa rahvusparki. Lääne-Virumaal Pedassaare küla ilusas lahekäärus kasvab puu, mille vanuseks 1999. aastal määrati 460 aastat. On sobiv meenutada, et rahvuspargi rajamisel oli tol ajal 1970. aastate algul sügav mõte. Mind köitis rahvuspargi loomise idee ja hakkasin tegema ettevalmistusi pikema artikli kirjutamiseks. Ostsin 30 rubla eest 20. sajandi 30. aastatel Peterburis toodetud vedruvankli. Hobuse kauplesin ühelt Vihulakandi tallimehelt ja algaski vanklimatk Lahemaa metsaküladesse. Missugused need Lahemaa piirid siis on? Kui suur on Lahemaa rahvuspark? Kui me nüüd sõidaksime reaktiivlennuki või siis autoga tulevasse aastasse, teie tulevasse aastasse, siis mida me seal näeksime või õigemini kuuleksime? Kas piljardikuul läheb ka niisama täpselt sinna õigesse kohta nagu palgi? Mitmes direktor teie siin botaanikaias olete? Kes olid kokku tulnud ja millest põhiliselt räägiti? Kui teil oleks võimalus kohtuda nende maaväliste külalistega, kes on tulnud meie juurde head uut aastat soovima. Mida te kõigepealt, kõige esimeseks tahaksite neilt küsida? Teil on vist selle saare teed ja rajad risti ja põikki läbi käidud. Eestit on esindamas siis dotsent Seppo poolt välja töötatud fiksaatorid, reponaatorid. Mitu lehma teil siin Põdrangu sofoosi Loksa esimeses laudas hooldada on? Minu käes on niisugune väike puutükike aastaarv 1898 peale kirjutatud Heinz Valk. Juhan Aare tuli Eesti televisiooni 1977. aastal. Meil oli Eesti televisioonis vapustav kollektiiv. Sellega oleks võinud mitte Marsi peale põrutada, vaid päiksesüsteemist tunduvalt kaugemale. Meil oli nii vägev seltskond seal koos ja me nautisime seda täiega, me olime väga õnnelikud. Noor telemees pidi hakkama tegema ühiskonnakriitilist saadet. Ta pani sellele nimeks Samm edasi, sest kriitika pidi olema muuseas kindlasti ka edasi viiv. Kõik kogu aeg mul külmad, tööruumid on külmad, suu ja vett midagi põlekord pesta ei saa õieti. Et uks on siin ja väljas on talv ja inimene istub siin pliiatsiga kirjutab. Ei ole kellegi asi. Seda anekdooti pole siia vaja. See on tõesti ainult anekdoot meie kombinaadis. Mida te mõtlete? Meie partorgi. Nimelt. Maskalenkat. Tuleb siia rääkima rahvusvahelistest suhetest. Jah, olge ikka heades suhetes, aga ta ei näe, missugusest tingimuste inimesed töötavad. Arvatavasti oli see esimene kord Nõukogude Liidus, kui riiklikus televisioonis kritiseeriti kommunistlikku parteid. Kui ma Juhani peale niimoodi mõtlen, siis ma mõtlen, et ta elas ikka väga õnnelikku elu. Et kõigepealt oli ta hingelt ja ihult ajakirjanik, et see on ju niisugune võitlus parema ühiskonna eest. Selles mõttes me olime mingis mõttes Juhaniga ka sarnased, et mõtleme veel ja Panda olid ju ühel ajal ja sisuliselt Eesti televisiooni kuldajal, kui need mõlemad saated viisid tegelikult ju kaudselt, eks ole, ka selleni, et Eesti lõpuks vabaks sai ja see oli meie kuldaeg. Mets müülised ja kägu kukkura, saljenda
ja killed õitsvad säe. Mängikud aastad oma võimsad käed. On meeles tõlguid mõistused õnne ja mängikud aastad oma võimsad pead. Ma annan meeles kõik õnne ja. Kui ikkagi sünnipäev oli, siis võib-olla mingi suurem sünnipäev, kas oli juubel või 70 või emal või isal, et siis ikkagi oli Tõnu kohal ja alati pill kaenlas. Nii oldud päevast päeva läbi, vahitud ja oldud kuu. Taevad maa, kõik endale siis saab, kui ta linna tuleb läbi. Johannes ka pidas väga lugu Tõnu muusikast ja ta oli ikkagi tipi sellistele suurematele üritustele, kus oli tipis seal ehitusteaduskonnas mingisugune ettevõtmine, pidulik sündmus, siis Apelsin oli kohal seal. Oma isa Johannese teod on Juhan raiunud raamatusse. Insener Aare sai tuntuks postkraanade projekteerijana. Aga ilma temata poleks Mustamäe suusasilda ega ka kuulsat Tallinna laululava kaart, sest saladuse, kuidas terasest kaar püsti püsib, avastas professor Johannes Aare. Ema Priskillast sai näitleja Tallinna Töölisteatris Priit Põldroosi juures. Tema valvsa silma all kasvas tuntuks ka ansambel Apelsin. Selles toas me ansambel tegi juba jätkuvalt proovi 70-ndatel ja ma ikka hoolitses, et postil on hea olla, ka võileivad ja värske kohv ja mäletan, noorem vend Mart ütles, et hästi, et poole minu noorusest oled sa ära rikkunud. Kuna see tähendab selles mõttes, et ta ei saanud rahulikult siin olla, tegime proovi ja harjutasime, eks ma kitrit tinistasin ja naljaga muidugi ütles, aga see on hea nali. Minul meeldis muusikat ja minul ei ole näiteks Apelsini muusika mind iial ära tüüdanud, et rõõmsat muusikat kuuleb ju nii vähe. Isa ja ema pidasid sellest loomingulisest poolest väga lugu ja lasid sellega areneda. Kasvatamise printsiip oli väga lihtne. Ja see seisnes selles, et me pidime midagi tegema. Aga mida me tegime, see oli nagu meie valida. Kas sa ratsutasid või mängisid hokki või tegid midagi muud, aga pidid olema kogu aeg rakkes. Ja samas minule meeldis see väga, et minult tõesti ei nõutud, et ma pean kogu aeg 4-5 õppima. Sageli jõudsin koju, ranits lendas nurka, ise ratsa maneesi ja seal suur osa sellest vabast ajast läks. Tal ikkagi on väga häid tulemusi, et ta on noortemeister olnud ja olnud pronksil täiskasvanuste klassist takistussõidus. Talle hobused väga sümpatiseerisid. Ütleme, tema tulevikus selline looduslähedane eluviis ja üldse suhtumine loodusesse ja nendesse elukatesse, kes seal siis elavad, oli väga niimoodi sümpaatne ja huvitav, et ta nagu oskas sellest rääkida. Johan, kes siis oli meil 5 aastat äkki Ratsaliidu presidendiks, ta oli nii hea huumorisoonega, temaga oli väga lihtne suhelda ja ta tegelikult mõtles alati kaasa, kui oli mingi probleem, sest aastad olid rasked. Tallinna 20. keskkool ansambel Omega. Omega ja Omega trummid. Sa oled ju muusikute suguvõsast. Teie suguvõs on kuulsaks laulnud su noorem vend. No tänu minule ta üldse mängima hakkas. Kui mina poleks trumme kätte võtnud, pilli mängima hakanud, võib-olla tema polekski kitarri peale üle läinud. Kitarga sisse toob rohkem kui kõva pauguga trumm.
64. aastal me panime 20. keskkoolis ansambli kokku ja mina mängisin seal, ma arvan, et 3 aastat vähemalt. Tal ikka oli see rütmitaju, öeldakse niimoodi, et löökriisa meel, tal peab nagu see mingisugune rütmitaju sees olema. Ju tal ikka oli. Tead, et meeldid mulle ammu, su juures tahan olla ma. Tal oli alati, nagu öeldakse, suu kõrvuni, selline naeru nägu ja kogu aeg ta kõrvale siis vaatas, samas käed käisid, eks ole. No, mul on nagu meelde jäänud, et talle iseloomulikult liigutused siuksed. Me olime juba ettevõtjad tol ajal, 30 rubla saime õhtu pealt. Ema mulle riideid enam ei pidanud ostma. Mul olid alati korralikud nii-öelda simmikingad, nailon särk tol ajal, nailon sokid, kõik oma raha eest. Me kõik ostime oma raha eest. Kõik pidi olema ikka niisugusel tasemel, et lavalt paistaks väga niisugune efektne, ligitõmbav, et järgmine kord jälle kuskile mängima kutsutakse. Järgmine kord kutsuti Juhan hoopis Eesti Televisiooni. Seekord aga juba 3 venna triona ja Juhangi näitas oma lauluoskust. Aga see oli 35 aastat hiljem. Vennad Juhan, Tõnu ja Mart Taare. Jaanilöö, imede öö, palle täid liivuks näed, sa soov, või täide nüüd kindlasti lähed. Jaani lugu sündis sellepärast, et esiteks oli väga kihvt lugu Tõnul, Jaani öö. Aga selle idee peale tuli üldse Juhan. Et poisid võtame kokku ja teeme selle laulu ära. 3 saime selle asjaga seal nii hästi kui halvasti, igaüks saab seda ise hinnata, aga nii ta tuli välja lõpuks. Jaanilöö, imede öö, hell on hing, lahke meel, tule keel, on meid jaaniöö sidumas veel. Tõstsin näo septembrikuise taevalaotuse poole ja jahmusin. Minu pea kohal ei laiunud tavapärane taevakaar. Õhtu hämaruses oli selgelt näha kellegi näo ja juuste kontuurid. Vähe sellest, näo ja juuste piirjooned muutusid alatasa. Iga hetkega sai see nägu mulle üha tuttavamaks. Kui me kohtusime muinastuled ööl Vainupe rannas, mis oli nii üliromantiline, siis ei osanud keegi seda arvata ega ette näha, mis sellele kõik järgneb. Selle, mis järgnes, panin kirja raamatusse Kuldaeg. See oli meie kuldaeg. Olin Pedassaare mändidega aastate jooksul igasugustest asjadest rääkinud. Olin palju kordi nendega nõu pidanud. Neile kõikvõimalikke küsimusi esitanud ja saladusi usaldanud. Tol sügisõhtul oleksin tahtnud teada saada, mida see taevane etendus peaks tähendama. Ja niimoodi, pea kuklas seistes ja puude hingedega suheldes, sain ka vastuse. Teid on kokku viinud kosmilised jõud, kes toimetavad kõikjal universumis. Ära arva, et sa sattusid põlisesse rannakülla juhuslikult. Sind toodi siia selleks, et oma elu ülesannet, oma inimliku olemise mõtet paremini mõistma hakkaksid. Nii rääkis Eesti vanim rannamänd. No Juhan oli oma olemuselt selline elufilosoof. Minu meelest ta kirjutas selle stsenaariumi, sellise elustsenaariumi endale, mida ta soovis. Siis oligi, me saime kokku, siis me saime ühel hetkel, sattusime Viitne kõrtsi ja me läksime tantsima ja võt siis toimus see energeetiline kokkusaamine. Siis oli selline, et me mõlemad nagu tundsime, et me oleme nagu ühes energias. Et siis toimus see, et siis hakkasin mina mõtlema, mis toimub ja samamoodi Juhan. Ja sellel samal päeval, aasta pärast seda, me abiellusime Itaalias. Olime soovinud, et rituaal ei toimuks kohas, kus tuisatakse läbi paari panemiseks ette nähtud tubade. Tahtsime olla seal, kus oleme ümbritsetud sajandite ajaproovile vastu pidanud püsiväärtustest, kus saame olla sisemiselt vabad
täpselt need, kes me tegelikult oleme. Vabade inimeste linn Luka oli meie unistuse täitumiseks parim koht maakeral. See, mida meile Luka linnavalitsuse pidulikult tseremoonial räägiti, väärib omaette tähelepanu. Lisaks tavalistele paaripanemise lausetele kuulutati meie ühise kooselu alguse tähistamiseks. Teie ülesandeks on jälgida tähelepanelikult oma laste arengut ja püüda kindlaks teha, milleks on neil kõige paremad eeldused. Andke endast parim, et need eeldused realiseeruksid. Meie silmis oli see aegumatu väärtusega mõttearendus, perefilosoofia, millest osa saamiseks olimegi Itaaliasse tulnud. Šampanjaklaasid lõime kokku iidse linna punaste kivikatuste kohal. Luka linn naeratas meile ja meie naeratasime vastu. Taevast kattis õhuke pilvevine, sooja võis olla üle 25 kraadi. See foto Gregorist ja minust tehti pulmapäeva hommikul. Ma ei ole tema bioloogiline isa, kuid mulle läks sügavale südamesse hetk, mil ta hakkas mind oma isaks pidama. Aastaid hiljem tuli teda kellelegi tutvustada. Kasutasin enda kohta sõna kasuisa. Gregor kuulis seda ja ütles hiljem: ära ütle kasuisa, sa oled minu isa. Colle Verde veinimõis Toskaana viinamarja väljade keskel. Siin sai meie väike pulmaseltskond osa mõisahärra Piero pakutud unustamatust pulmaõhtusöögist. Me lahkusime Itaaliast kolossaalse varandusega. Mõne miljardäri rahahunnik on selle kõrval Köömes. Pool aastat varem kohtusin Eeri klassiga tema kodus. Eeri ei väsinud kordamast. Kõik, mis raha eest saab, on odav. See on see põhimõte minu südames. Abielludes võib kahe inimese ellu tekkida kapital, mis lakkamatult uusi väärtusi tekitab. Sellise varanduse järele me Itaaliasse sõitsimegi. Igalt leheküljelt nagu õhkub seda suurt suhet, suurt armastust Anu ja Juhani vahel, mida siis nad jagavad oma lastega. Kõik läks nii kiires tempos ja siis andis teada meile Georg, et tema on tulemas. Esimestel sekunditel olid Georgi silmad suletud. Seejärel avasta ühe silma ja vaatas nagu minust läbi. Side minu, Georgi ja kõiksuse vahel oli loodud. See kõik nagu nii voogas ja muidugi Juhan oli eluaeg tahtnud väga-väga endale last ja ta oli minu lastega ülimalt tähelepanelik isa ja ta neid hoidis ja ta kasvas koos kõik nendega. 2 last oli Anul, kui nad abiellusid, aga nendest kasvas välja suur perekond. Ma isegi raamatu tahakaanele kirjutasin, et see raamat oleks võinud kanda ka teist nime vabalt, suur perekond. Aga suur perekond ei sünni nii lihtsalt, et lihtsalt on meil rohkem lapsi ja ongi suur perekond. Suur perekond on siis suur, kui on perekonna väärtused suured. Pärast esimesi koos oldud talvekuid olin seatud eesmärgi suurel määral saavutanud ja meid sidus tugev ühise pere tunne. Vanaema Marvi oli suureks abiks meile. Temaga arutasime maailma asju. Teda huvitas alati poliitika ja mind huvitab ka. Ja siis on esimene asi, kui ta koju tuli, pani Aktuaalse kaamera, aga siis ta ju vaatas ju ingliskeelsed asju ja siis ta rääkis mulle. Ma hea meelega kuulasin seda ja nii, et see oli, mind on eluaeg huvitanud poliitika ja ikka need uudised ja asjad ja Juhanel oli see väga tähtis. Kogu tema eelnev elu oli ettevalmistus selleks, et tal on väga äge perekond, keda ta väga armastab, keda ta väga hoolib ja kellele ta on toonud sellise vaba
arenenud turvalise keskkonna Eesti ühiskonna näol niimoodi, nagu me seda täna tunneme. Georg liitis me pere täiesti kokku ja see, missugune Juhan oli oma lapsele, kuidas ta teda hoidis, iga naine unistab sellest. Ma olen iga päeva eest tänulik, mis ma sain Juhaniga koos olla. Sest see oli nagu selline unistuste abielu. Oma abikaasast rääkis ta nagu ülivõrdes. Et nii ettevõtlikku ja tubli naist, tähendab, tema teisi ei teadnud. Nii et ta oli oma elus nii-öelda saanud jackpoti selles osas, et ta sellise naise endale lendis. Me mõlemad tegime oma tööd ja oma tegemisi ja oma hobisid, aga samas, kui me koos olime, siis see aeg oli nii täiuslik, et me ei kaotanud ennast ära abielus, et me ei pidanud tegema üksteise järgi midagi, et muganduma, vaid me olime isiksused, meie ise. You needed me. You needed me. Georgi kosmoseuudis. Mõiste UFO võeti kasutusele aastal 1948 ühe USA ajakirjaniku poolt. Georgi tõehetk saabus pisut hiljem. Juba imikuna tutvus ta korvilauaga. Varsti ilmus maja esikusse juba suurem, aga miniatuurne korvpallilaud. Isa viis mind siis korvpallimängule, mulle väga meeldis. Siis ma ehitasin endale paberkotist rõnga ja viskasin sinna, harjutasin ja sellest saati olen käinud ka korvpallitrennis. Järgnesid väga edukad aastad Rakvere Tarvase noortemeeskonnas. Rääkisin Georgile tihti ka enda sportlaste ja medalitest. Juhan oli ratsutamise Eesti meistri 12-aastaselt. Soovisin ka väga Eesti meistriks saada, see oli mul motivatsioon ja sain ka täpselt 12-aastaselt Eesti meistriks. Oma eesmärkide poole on ta valmis minema kas või läbi halli kivi. Õppimine USAs on pannud Georgi mõtlema ka isa tegudele. Ta alati ütles, et proovi ära, et kõik, mida ma teen, ma ei anna mitte kunagi selles alla, kui see mulle tõesti väga oluline on ja ma tahan seda teha. Perekond on alustala, kuhu peale saab ehitada huvitava elu, suure armastustunde ja unustamatud hetked, mis annavad jõudu igaks elujuhtumiks. Juhaniga sai siin Tallinnas kokku tavaliselt siin olümpia all ja siin ta ilmselt tegi ka tööd, sest alati oli tal arvutilaua peal lahti ja alati ta midagi tegi siin. Kuskil 2000-ndate alguses saime tuttavaks, tema leidis mind üles, tal hakkas huvi tulema kalanduse filmide vastu. Hetkel näete ekraanil esimest Eestis aretatud kuldkala. Tema nimi on Trullink. Palju käisime ju kaatriga filmimas nii Kihnu saare kalanduse värki kui ka Ruhnus oli. Oleksime kindlasti igavamad ja vaesemad, kui meie keskel poleks mehi, kel näiteks isikupärased kalarookimise nipid koos emapiimaga selgeks saanud. Võta kala kätte ilusti. Niimoodi. Kui on näppu palju viis, kui on üle, ära kunagi ära lõika. Võta alad kätte kala. Lõikad kõrgelt läbi. Niimoodi, ilusti. Ja täpselt 2 uime vahelt. Näiteks selle suure kalal on ju. Kui läheb mööda, siis laseb tal puruks kõhu. Niimoodi. Ongi imelihtne nagu värvitelevisioon. Ma usun, et need filmilõigud või need klipid on tal alles kõik. Tarvis ainult üles otsida, võib-olla on seal üsna huvitavaid asju. Kas mõnekümne aasta pärast leidub Eestimaal veel mõni laulumemm, kes koduõuel taburetil istudes laulaks sõnadega? Kas tunned maad, mis Selirannast on 12 versta lõune pool ja Kihnu saare nime kannab, seal hüüab uhkelt iga huul. See on see maa, kus minu häll kord kiikus ja minu isadel, sest laulgem nüüd ja ikka ka, see ilus maa on minu kodumaa. Ta oli üldjoontes üsna abivalmis mees, et kui küsisid, et kas kuidagi seda saaks,
no siis ta leidis mingi lahendus ikka. Et ta ei öelnud kunagi ära ei. Me olime Sveitsist, Zürichis ja siis tal oli hirmsasti imu filmida seda, kus Lenin elas. Nii et seal on minu väike käsi ka mängus. Minu käes oli siis kaamera ja tema siis tuli ja jutustas, rääkis siis. Selle koha nimeks oli peakontor. Et see oli peakontori laud, kus me siin istusime ja kohtusime erinevate inimestega ja vestlesime kõik võimalikel teemadel. We'll introduce you to some popular cars and we'll remind you of some of the prominent persons who used to use them. Et siin on palju Nõukogude Liidu autosid. Siin on tegelikult Nõukogude Liidu autotööstuse sõiduautode poole pealt on enam-vähem kõik mudelid, mis on toodetud on. Teil oli selline Volga kasutada valget värvi, seisid Toompeal seal väravate juures. Arnold, kas tuleb tuttav tunne ette, kui sa selles autos istud praegu? Selles autos on istutud ja sõidetud siis aegadel, mis olid erakordselt pingelised, nii et meenub nendest aegadest ühed ja teised sündmused. Juhan oli üks väga erudeeritud inimene tegelikult. Temaga saigi igal teemal tegelikult vestelda ja ta suutis olla alati huvitav vestluskaaslane. Nõukogude Liit oli kindlasti reformimatu nähtus, sest ta oli valel alusel kokku pandud. Juhaniga viis mind kokku üks innovaatiline teema. Jätkame saadet Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudi mikroobitööde muuseumis. Nagu ikka Juhanit huvitasid uuenduslikud asjad ja innovatsioon. Mingisuguse üldisema uurimise käigus tuleb ette juhus, mis juhatab teed hoopis uutele radadele. Ja meid tegelikult Juhaniga viis kokku südamejuust. Eesti teadlastega arendatav uus funktsionaalne probiootiline südamejuust. Ma mäletan Juhaniga neid jutuajamisi, kus ta oli väga entusiastlik inimkonna kosmose vallutamise plaanidest. Maavälised arukad olendid ja nende juhitud ufod on meid saatnud alati läbi sajandite, läbi aastatuhandete. Ja siis ma rääkisin Juhanile, et aga Juhan, et on olemas ka sisekosmos. Et meil on bakterid meie sees ja meie ümber ja meie toidus, mis mõjutavad meilt sama palju või rohkemgi veel kui planeedid. Asja tuum on selles, et koos südamejuustuga inimese organismi sattunud bakterid Tensia hakkavad oma elutegevuse käigus tootma lämmastikuühendit, mis mõjub veresoonte silelihastele lõõgastavalt. Uuendusmeelsed asjad ja uued asjad tõmbasid Juhanit alati käima, see on minu arusaam temast. Minu kategooriates Juhan oli selline visionäär ja tihtilugu rääkisime tema visioonidest, kuidas ta kujutab ette maailma, kuidas Euroopa Liit võib nagu areneda ja ühtlasi tegi nii vaikselt silma ja andis mõista, et ka Eestil võib seal koht kunagi tulevikus olla. Juhanil oli haruldaselt hea visiooni tunnetus, et seda ei ole väga paljudel inimestel. Kuulake tähelepanelikult. See on vee voolamise vuline. Niisugune heli on üks neid väheseid asju, mis on peaaegu muutumatult püsinud aastatuhandeid. Selle vee koha pealt ütles niimoodi, et müües vett võib teenida palju rohkem kui seda fosforiiti kaevandades. See oli ka kadunud Juhani mure ja ka tema väide, et järgmine ülemaailmne suurim konflikt ongi puhta joogivee, mitte enam nafta pärast. Ennem kui need viimased augud lõpped, enne oli meil kaevust vesi läinud. Kui kaevud jäävad tühjaks, me ei kujuta isegi ette, mis me siis teeme, kui kaevud on äkki tühjad. Kui enam vett ei olegi, see on maailma lõpp. See on selle maa lõpp. See on selle Eestimaa lõpp. Mina planeerisin esimese saate selle teema käsitlemiseks veebruarisse 1987. Ja selle saate ettevalmistamise käigus otsustasin ma küsitleda selle temaatika kõige
paremini informeeritud inimesi Eestis. Когда, по-вашему, начинается уже промышленная добыча фосфоритов Rakverskого района? Промышленная разработка месторождения начнется в 97-98 году. See informatsioon vapustas televaatajaid niisugusel määral, et võib tõmmata väga selge joone. Eesti NSV või Eesti olukord enne seda ja Eestis toimuma hakanud sündmused pärast seda. Sinu eest ma pandin vere. Sinu eest ma pandin vere. Virumaa ja pandi vere. Sinu eest ma pandin vere. Õhtul kusagil kella 11 paiku helistas Lennart Meri meie saatesarja režissöörile Mai Uusile ja küsis veel üle mitmesuguseid detaile, et kas ikka see kõik on õige ja kas tõepoolest härra Jampol niimoodi rääkis, nagu ta tegelikult saates esines. В 2000 году мы уже выйдем на проектную мощность разработки Rakverskого и Tuvolsevskого месторождения. Sel perioodil tehti kuskil Virumaa pinda siis 5000 puurauku. 86. aasta augustis oli see, kus me esimest korda hakkasime raadios tõsiselt rääkima sellest, et puhas vesi jookseb lihtsalt maa seest pumpatakse välja. Ott Kool oli see, kes tegelikult Juhani sinna fosforiidi teema juurde tõi. See arteesia vesi, mis siin voolab, on nüüd vast üks värskemaid meie rajoonis, aga ta on ilmselt kõige ohtlikum. Ohtlik oli ka maa peal. Ott Kool ja Juhan Aare hakkasid saama hoiatuskirju, mis ähvardasid neid lausa fataalse lõpuga. Ähvardaja kirjutab: kui te ei lõpeta kampaaniat kaevanduste vastu, võtke teatavaks. Rahva ülesessitamine lõpeb autoavariiga või saate juhuslikult noa selga. Akadeemik Endel Lippmaa oli sagedane külaline saatesarja Panda stuudios, kus fosforiitide kaevandamise kavadele hävitavaid hoope jagati. Niisugusel viisil, nagu kaevata taheti, oleks ta teinud väga palju pahandust keskkonnale, kahtlemata. Teiseks, ta oleks sisse toonud, kui need kaevanduseks oleks tulnud umbes 100 000 uut immigranti. Me oleme valmis võitlema viimse hetkeni oma maa eest ja me peame saavutama seda, et siin Virumaal võiksid elada meie lapsed, meie lapselapsed. Ühesõnaga, me ei kavatse seda maad oma käest ära anda. Rahva aktiivsus on tõusnud, see nähtavasti on positiivne. Võib-olla mitte ainult siis Kirde-Eesti suhtes, vaid üldse nii Eesti tuleviku suhtes. Ja see niisugune rahva oma jõutunnetus ja rahva koondumine mingisugust ühist eesmärkide ümber ja niisuguse tõesti nagu tegutsemisvalmiduse tõus. Minu meelest see on väga märkimisväärne. Rakvere rajoonil oli see elu surma küsimus. Räkavere külanõukogu esimees oli oma kodu seal ütles ja ta tahtis hakata uut maja ehitama ja tuli minu juurde küsis, kas ma hakkan ehitama või ei ole üldse mõtet sellele. Ma ütlesin, et ehita, seda ei tule. Fosforiidisõjast tõi võidu november 1987. Selleks ajaks oli Eestis tekkinud üldrahvalik vastupanu saavutanud maksimaalse energia. Eestis osutatud vastupanu ja rahvusvahelise ühisrinde survel oli Nõukogude Liidu valitsus sunnitud vastu võtma otsuse peatada fosforiiditööstuse rajamine Eestisse. Kes siis seisma pani, kas rahvas või ülemused? Et ma arvan, et nad panid koos, et kuigi see uurimiste peatamise otsus tehti täitekomitee poolt ja seal on minu allkirja, aga ega seda allkirja ju poleks olnud, kui poleks rahva tuge olnud ja rahva toe ikkagi tõid ajakirjanikud. Ma ei kahtle üldse, et Juhan tunnetas kogu oma südamega seda kõike. See oli eneseteostus, see oli missiooniline võimalus
teenida oma maad ja oma rahvast. Ja Juhan, ma ei kujuta ette, kes oleks suutnud Eestis tol ajal seda paremini teha. Tänu Juhanile me saime kõik vastu seista sellele, et üks võõras riik tuli hakkas uurima Eesti riigi maapõues olevat võimalikku maavara. See ei ole normaalne, et võõras riik teab praegu 30 aastat hiljem rohkem meie enda fosforiidi ja kaasnevate ressursside kohta kui meie ise. See oli nagu esimene Nõukogude Liidu alistamine Eesti rahva poolt selles mitte pisikeses fosforiidisõjas. Sinu eest ma pandin vere. Sinu eest ma pandin vere. Juhani tee poliitikuna algas kandideerimisega ENSV ülemnõukokku. Tema vastaskandidaat Lembit Kaljuveel on valus kaotus hästi meeles. Tema sai vist mingi 5000 häält ja natuke peale, mina sain peaaegu 4000. Juhan ei olnud selline meeskonna mees. Ta tegi oma asja ja ta sai Viilupist, kes oli number 1 populaarsuselt inimene kogu Ida-Virumaa peal. Juhan läks võttis poole rohkem hääl. Sain kuskil 9300 või natukene peale häält, mis oli nendel valimistel 3. tulemus. 16. november oli minu esimene tööpäev Toompeal. Samal päeval pandi ENSV ülemnõukogus hääletusele suveräänsusdeklaratsioon, mida Juhan Aare pidas sõjajärgse Eesti kõige olulisemaks dokumendiks. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemise ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Suveräänsusdeklaratsioonis said kokku 2 asja, fosforiidisõda Juhan Aare ühelt poolt ja siis suveräänsusdeklaratsiooni autorid ja vastuvõtjad teiselt poolt. Tegelikult ma väidan, et ja ongi. Ja see oligi absoluutselt kõige tähtsam ja kõige olulisem dokument. Kõik need iseseisvusasjad ja edasi, need tulid juba nagu iseenesest. Aga tähendab see fakt, et Eesti ütles, et me oleme peremehed omal maal. No see oli see kõige tähtsam. Uskumatu oli sündinud. Saal aplodeeris kaua ja püsti seistes. Suveräänsusdeklaratsioonina ajalukku läinud dokumenti tutvustas Londoni The Times juba järgmisel päeval. Novembris 1988 kirjutas ajaleht korduvalt Moskva pahameelest ja Eesti aadressil kõlanud ähvardustest. Eesti liidrilt Arnold Rüütlilt nõuti Eestis vastu võetud otsuste tühistamist. Me kavandasime koos omavahelistes mõttevahetutes pikemaid perspektiivi, kuidas samm-sammult Eestimaa päästa. Ja sellepärast me võtsime käsile suveräänsuse küsimuse Eestis. Hi, and I'm Juhan Aare, a TV journalist and a film director. Let us introduce the third member of our crew. It stands. Okay, here it is. Good old days Panasonic. The very same camera Juhan had on his shoulder all those days. Here it is. Me koos Toomas Lepaga valmistasime tol ajal ette filmi Eestlased Kremlis, Nõukogude Liidu lagunemise lugu ja ma olin sellest tööst väga haaratud, see mulle väga meeldis ja ma sain kasutada oma Kremlis filmitud materjale selle filmi loomisel. Kes siis olid need, kes oma ideedega panid aluse Euroopa kaardi ümberjoonistamisele? Selle ma filmisin ise kõik ülesse. Tema oli ainukene, kellel oli kaasas siis ka päris kaamera. Need kaadrid, mis ta salvestas, need on ju tegelikult ajaloolised kaadrid, mida mitte kellelgi täna ei ole Kremli seest. Siin on väga huvitav seltskond.
terve delegation on peal ja seda on üle 40 minuti. Millest film on? Vastus on selge. Tähendab, ongi eestlastest Kremlis, kes mida, kuidas seal tegi ja nii edasi. Eesti delegatsioon tuli Kremlisse mais 1989. Möödus kõigest paar aastat ja tohutust impeeriumist, Nõukogude Liidust oli jäänud vaid mälestus. Me ei olnud ei äärmuslased ega ei leidnudki selles lahendust. Meil oli selge arusaamine, et me saame teha ainult sammult. Teinekord oli hea vaadata, kuna Juhan süttis kiiresti, aga ka mõtles järgi kiiresti. Marju Lauristin ütleb, et Mihhail Sergejevitš meil tead sellest ise majandamisest siin rääkides, süda lausa väriseb, et kuidas see asi ikka peale läheb siin saalis ja nii ja naa. Siis Korba ütleb selle peale, tead, mul tavaliselt värisevad siin käed hoopis tead. Мы, конечно, ехали сюда, ну, как бы с дрожью в сердце. То есть мы немного боялись, что мы окажемся... У меня обычно если дрожат пяшки. Eestlaste ideed ja Balti saadikute koostöö Venemaa demokraatidega muutsid võimalikuks peaaegu võimatu. Hiiglasliku tuumariigi, kommunistliku impeeriumi, rahumeelse lagunemise. Lõpukaadritega polnud rahul filmi Eestlased Kremlis üks suurematest toetajatest Jüri Kraft. Film oli igatahes kena ja kajastas sündmusi õigesti, aga üks viga oli, et vaat seal Stalin, Molotov, Siberia, kõik läksid taevasse. Nad oleks pidanud põrgusse minema, aga mitte taevasse. Taeva ja põrgu vahekorrad on Juhanit alati paelunud. Uut informatsiooni andsid kohtumised Roomas paavst Johannes Paulus II pärandiga Vatikani telestuudios. Poolas Lech Walesa ja Solidarnosti meestega intervjuusid tehes ning Leedus Ristimäel hingepeegeldusi filmides. Inimesed viivad mäele riste lootuses, et nad saavad oma palvetele vastuseid. Tegelikult oli ka väga hea dramaturg ja stsenarist, mida on dokfilmi puhul suhteliselt raske olla. Dokumentaalfilmi stsenaariumid on maru raske kirjutada. Eriti, kui sa pead rääkima kaasajast või mingist tuleviku asjast, kui sa ei tea, kuidas see asi tulevikus ennast keerata võib. Kongressi esimesel paaril aastal, ma arvan, olin ma ainus saadik, kellel oli videokaamera istungite saalis kaasas. Сегодня Запад не боится. Чего им бояться Горбачева? Меня он испугается Запад. Они уже боятся. Тогда они дадут сюда быстренько то, что мне потребуется. Как вы будете использовать ядерное оружие? Пускай в Польше. Ядерное оружие это будет наша, так сказать, вот наша валюта сегодня. Все, кто нам валюту не дает, я буду крепче прижимать кнопку ядерного оружия. И все получу, что надо. Из Запада, из Востока, отовсюду. Все получу. Aleksandr Jakovlev oli NSV Liidu kõrgeim ametnik, kellega Eesti saadikutel õnnestus saavutada isiklik kontakt. Это внутриполитическая проблема прибалтийских республик. Мы отсюда без признания уйти не можем. Это надо довести, так сказать, на верхах. Давайте идите к Горбачеву вот с этими уже проектами. Хорошо. Окей. Вот вы нас поможете? Ну, прорваться туда? Ну, это я уже должен, ребята. Можем сами. Это не проблема. Üks kõige tähtsamaid asju, mis Juhani poolt intervjuuna on filmitud ja nii edasi, on olnud jutuajamine Juhan Aare ja Jakovlevi vahel. Не вся комиссия понимала полное значение. Istungil osalenud saadikute enamus hääletas Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide õigustühiseks kuulutamise poolt. Мне-то это было понятно, что за этим, конечно, неизбежно последует независимость от прибалтийских государств. Ma arvan, et see usutlus omab väga mitmes mõttes väga suurt väärtust. Nii ajaloo mõtestamise osas, kui ka seetõttu, et vist kogu Nõukogude Liidu territooriumil ei leidunud ühtegi teist niisugust inimest nagu Aleksandr Jakovlev,
kes oleks nii sügavalt mõistnud tegelikult Balti rahvaste ja Balti riikide taotlusi, püüdlusi ja kes nii suurel määral otsustavatel hetkedel ka sellele kaasa aitas. Я прошу только одного, пускать меня после признания без визы, то есть или, по крайней мере, быстро визу выдавать. Mul on jäänud meelde üks niisugune huvitav episood mai lõpust 1989, kui me olime juba kõik täieõiguslikud saadikud ja selgus ühel ilusal päeval, et Edgar Savisaarel on sünnipäev. Me laulsime seal niisuguseid ilusaid isamaalisi laule ja mis siin pattu salata, konjakiklaasid käisid ka ringi ja oli meil päris lõbus olemine. Rõõm näha. Aga kaamerat palun, et siis ei tule. Aga kui üks filmib, võib teine kaamera ka filmida? Ei, härra. Miks? Ei, härra. Meid huvitab, mis siin toimub. Kaamerat palun siis ei tule. Kui nagu pahatahtlikult kasutatakse mingid videolõike, on ju... Tooge üks näide. Ühest artiklist, ühest videost, kus on valetatud, kus on valeinformatsiooni antud. Palun. Me siis otsustasime minna siis koos särkidega ja terve siis külaga. Piisas inimestele lihtsalt informeerimisest ja nad said kohe aru, et neil on nagu see eelmine fosforiidisõda päris hästi meeles, mis toimus, et nad tulid kohe kaasa. Kõige ohtlikum ongi see nii-öelda pretsedendi loomine, et sa annadki võimaluse tegelikult teha seda uuringut ja siis on, ja kui see uuringu tulemused on positiivsed, mis nad tegelikult ju, eos ju tegelikult ongi, siis on sellest nagu hea ootus riigilt eeldada seda, et saab hakata siis ka kaevandama. Peep Vassiljev tõi seal roheliste ja koolaste särkidega inimesi välja ja et alati on ju olnud sellised, kes on sõjast huvitatud. Inimesed olid hästi aktiivsed, hästi murelikud ja see näitabki seda, et kui edaspidi need kaevandamiste teemad ikkagi päevakorda tulevad, siis Eesti inimesed ei ole muutunud mugavaks, laisaks või ükskõikseks, vaid nad ikkagi muretsevad oma elukeskkonna pärast, oma laste tuleviku pärast. Nende ilusate põldude ja metsatukkade all lebab 100 miljoneid tonne fosforiiti. Eestis on Euroopa kõige suuremad fosforiidivarud. Lademete maht on circa 3 miljardit tonni. Eesti inimesed peale seda, kui see nüüd oleks kõik välja kaevandatud ja maha müüdud praeguste hindadega, ei peaks võib-olla 100 jooksul enam tööle minema. Need, kes väidavad, et saame meeletult rikkaks, siis tuleb alati ka maha lahutada need kahjud, mis me loodusele tekitame, mis me inimestele tekitame, kas selles piirkonnas enam üldse inimestel elamisväärne elamiskeskkond jääb või jää. Rahva eest varjatakse tema rikkust. Jah, seda võib ka nimetada nii, seda võib isegi halvemini nimetada. Nimetage. Seda võib nimetada kuriteoks. See jutt, et kui me selle fosforiidi ära kaevandame, siis me kõik oleme miljonärid, elame või sees, me ei pea keegi enam tööl tegema ega tööl käima, siis see oli niivõrd odav ja labane propaganda, mis oli reaalsusest valgusaastate kaugusel. Teeme ennem faktid selgeks ja selle põhjal ma usun, et Eesti riik, meie valitud esindajad ei otsusta rumalasti. Lollil inimesel targas riigis on halb elada, aga tark inimene peab saama ka lollis riigis elada. 6. jaanuaril 2014 oli keskkonnaminister teinud kaaluka avalduse. Riigil ei ole plaanis kaaluda fosforiidi kaevandamise lubamist.
lõpliku selguse pidi tooma neljapäevale 13. veebruarile määratud volikogu istung. Volikogu esimees, et volikogu istungist osa võtta. Sa kuulan nüüd lõpuni, et volikogu istung tähendab, rahvast saaks osa võtta volikogu istungist. Ma väga kaputan volikogu liikmete südametunnistusele, et täna teie otsusest ei sõltu ainult Rägavere valla, teie endi kodude saatus, sellest sõltub väga suure osa Eestimaa tulevik. Tehke mõistlikud otsused ära ja siis te julgete ka edaspidi rahvale otsa vaadata. Ja komisjoni seisukoht on järgmine, mitte alustada läbirääkimisi Viru Keemiagrupp aktsiaseltsiga fosforiidi üldgeoloogilise uurimistöö hea tahte lepingu sõlmimiseks. 9 poolt, vastu, erapooletuid ei ole. Juhan Aare oli alati see kuum pool, et ta kunagi võttis kõik asju südamega ja tegelikult ka see, et ta tuli kaasa ja kõikidel nendel üritustel, mis siin korraldatud said, aga tegelikult osales oma kaamera ja oma abiga. See oli tegelikult hästi oluline. Kas või näide sealt samast volikogu istungilt, ta aitas nagu seda ka suunata natukene või oskas seda nagu juhtida, eks, et isegi volikogu liikmed lõpuks saadi seal nõusse. Ja Juhan tegelikult oli selline mees, kellele ikkagi ta ütles, et sa võid alati helistada, kui sul mingi mure on, leiame lahenduse, läheme kas või tulest läbi, eks, ja teeme selle ära. 10 aastat hiljem otsustas Eesti riik kõik geoloogilised uuringud enda kontrolli alla võtta ja asutas uue teenistuse. Eesti geoloogiateenistuse ülesanne on muu hulgas läbi viia praegu kasutamata maapõueressursside uuringud. Meist kohe paremal on Uljaste järv ja hetkel meie uuringute eesmärk ongi kindlaks teha, kuidas järve tase suhtleb ümbruskonna siis põhjavete ja pinnavetega. Uued puuraugud tõid fosforiidi juurde loomulikult ka Juhan Aare. Ta tuli jäädvustama Eesti geoloogiateenistuse ja meie ülikoolide teadlaste infopäeva. Ja minule tehti ülesanne, et mine räägi Juhaniga. Palume äkki Juhanit Eesti geoloogiateenistusele kroonikuks. Mina tunnistan, et minul oli väike värin sees, sest ma ei olnud kindel, kuidas Juhan sellesse suhtub, et nüüd hakatakse jälle fosforiidi peale vaatama ja Juhan lubas hakata meie kroonikuks ja ta lubas tulla appi, et teha maapõue uuringute seriaal. Nii sündiski teaduspõhine telesari maavaradest ja puurimistehnikatest. Muidugi ei unustanud Juhan ka oma lemmiktemaatikat põhjavee kaitset. Kevadel ja suvel 2020 oli kohaliku rahva seas levinud arvamus, et nii uuringud kui ka kaevandamine võivad põhjustada järve tühjaks voolamise, kuna Uljaste järv koos seda ümbritseva oosiga asuvad muust maastikust mitu meetrit kõrgemal. Muretseb ka endine fosforiidisõja veteran Ülo Niisuke. Kas on ikkagi sellest suurest võitlusest, mida siin mitukümmend aastat oleme pidanud, eks noorem põlvkond näeb ja üks lihtne inimene küsis, aga miks te selle vastu olete, Eesti saaks rikkaks? Aga kas Eesti loodus alles jääb? See on küsimus. Elu oli väga-väga julm. Ta katkestas ühe väga entusiastliku krooniku elu just siis, kui ta oli tohutut tegutsemistahet täis. Me tahtsime fosforiidi ajaloofilmi teha ja ma väidan siiamaani, et tegelikult mitte keegi enam ei oska teha sellist fosforiidi ajaloofilmi nagu Juhan. Juhani portfoolios on 10 dokumentaalfilme ja 100 telesaateid, nende seas üle 30 saate Eesti metsast. Me tegime Juhaniga 2009 väga-väga toredat metsa teemalist saadet Tule metsa. Oleme Valgamaal, läheme vaatama Ants Käisi majandatud metsi. Mul tuleb meelde selle saate tegemisega niisugune moment. Mina olin hommikupoole salvestatud materjalid üle vaadanud ja näinud ühte väga ägedat plaani, vana puukänd, mille küljes kasvasid seened ja lilleke, üks ainukene oli veel seal kännu varjus. Ma ütlen Juhanile, et Juhan, meil on nii fantastiline plaan olemas. Juhan rääk, mis plaani sa tahad sinna panna? Ma ütlesin, ma tahaks ühte kännu plaani panna, kus on lilleke ja seened ja kõik. Juhan ütles, moment, istus maha,
kirjutas teksti ümber. Tekst sobis nagu rusikas silmaauku. Tema viimaseks tööks jäi telesari Eesti metsa kaitseks. Loodus- ja kultuuriväärtust omavate metsade kaitsel oleme olnud täiesti õigel teel. Euroopa Komisjon nõuab metsade hävitamise lõpetamist Eestis. Juhan Aare mõjukamad filmid on üleval tema YouTube'i kanalil Global Mix. Vaatajarekordi pretsedenditu 1,6 miljonit vaatamist on püstitanud dokumentaalfilm Eestlased Kremlis. Kõik need saated, mis siin on jäänud, dokfilmid, mis siin on jäänud, see on meie lähiajaloo allikad, korralikult tundliku inimese poolt kokku korjatud, viitsis seda tööd teha, eks ole, kaevata ja kogu oma meeskonnaga. Tema oli Baltasar Russov number 2. Russov talletas ajalugu ühtmoodi, Juhan Aare talletas teistmoodi. Jah, need 2 on meie ajaloo tugisambad, kroonikud. Ta mängis väga suurt rolli ikkagi noore Eesti kujundamisel, Nõukogude Liidust lahti löömisel. Ta oli see inimene, kellele rahvas järgnes, keda rahvas usaldas, kelle sõnumit rahvas uskus. Rikas inimene, ta oli rikas inimene. Juhan Aare oli mees, kes suutis ikkagi ennast realiseerida oma soove ja tahtmisi. Juhan on inimene, kes ju tegelikult on ikkagi Eestile päris palju andnud, isegi väga palju. Ta oli minu silmis üks esimesi liidreid. Eesti tulevikku ikkagi väga vähesed oskasid ette kujutada. Juhanil oli oma peas selline kujutelm täitsa olemas, et milline see Eesti võib 10 aasta pärast välja näha. Juhan oli äärmiselt positiivne inimene ja ta suutis anda oma intellektuaalset impulssi näidata maailma teistmoodi. Juhani panus oli ikka määratu ja ma usun, et Virumaa inimesed Juhanit ei unusta veel aastakümneid ja kümneid. See on nii suur õnn, kui sa leiad oma hingesugulase, kui sa leiad omale sellise partneri, kellega sul on hea ja tore olla ja sul on tingimusteta armastus. Meil on kõigil oma vead ja head pooled, aga sa nagu ei heida neid ette. Inimene on nagu on, võtad teda terviklikuna ja võtad teda sellisena, nagu ta on. Mis saab edasi? Kui teaks, ei ütleks. Norralastel on põhimõte. Räägi oma kavatsustest ja eesmärkidest mineviku vormis. Seetõttu jätame ennustamise. Oleks tõepoolest suurepärane, kui igaüks, vaadates tagasi oma elule, võiks öelda, see oli minu kuldaeg. Tegelikult oli tegemist väga haruldase inimesega.